Head spordisõbrad, tere päevast kõigile. Siis jah, ajad on keerulised ja tihti tuleb inimesi asendada, kes on jäänud viirusega kuskil lõksu. Nii et mina täna proovin täiendada seda osa, mida siis minister soovis täna teile esitleda ja loomulikult lisan siia ka oma mõtted ja vastan hea meelega küsimustele. Kõigepealt Kultuuriministeeriumi ülesanne eeskätt on selle keskkonna kujundamine ja loomine, et selleks sporditegevuseks nii tippspordis, harrastusspordis kui ka liikumisharrastuses võimalikult soodne. Ja loomulikult selleks me vajame vahendeid, vajame nende vahendite väga mõistlikku kasutamist ja Kultuuriministeerium, ma arvan, sellega, nagu graafikut näeb, on suutnud neid vahendeid sporti tuua. Ja kindlasti tuleb need eelarve numbreid tuleb vaadata alati ka sinna sisse, et siin on olnud muutusi aja jooksul, kus hasartmängumaks on lahti seotud ja kus on kriisiabitoetused päris suurel määral. Nii et aastate jooksul neid võrreldes peab kindlasti sinna sisse vaatama. Ja investeeringute osakaalus sõltub, milline on kogu siis spordirahastuse maht. Õnneks seni oleme suutnud seda kasvufaasis hoida, sest et enne mingi maani oli see päris pikki aastaid see, kus sellist süsteemset spordiraha ikka väga pikka aega üldse juurde ei tulnud ja siis ta hakkas otsima endal oma kanaleid. Eelkõige siis tippspordi näol oli Kultuurkapital ja samamoodi ka Riigikogu kaudu hakkas siis sporti liikuma raha, mis tegelikult väga süsteemne ei olnud. Ja täna siis on, kui me räägime siin täna rohkem sellisest tippspordi vaatest või vähemalt alguses, siis selge veendumus on see, et kui riik kujundab selle keskkonna ja vaatab, et vahendid oleks piisavalt ja seadused toetaksid neid tegevusi, siis sellist sisu juhtimist saab ikkagi teha spordialaliit ja vastavalt sellele sisule kujundada need spordi sees, need rahastuse tingimused ja kriteeriumid katusorganisatsioon. Ja ma arvan, et see on see tööjaotus, kuhu me täna hästi palju oleme jõudnud. Selline süsteemne tippspordi raha liigub läbi katusorganisatsiooni spordialaliitudesse, kes siis tegelikult ise seda tulemust juhivad. Kindlasti on see protsess pooleli, et me ise näeme, et vähemasti 5-6 miljonini võiks Team Estonia eelarve jõuda ja sealt edasi tuleks hakata juba analüüsima, et mis on veel puudu ja milliseid lõike on vaja täiendada, aga sinna maani on ta kindlasti riigieelarve strateegia käigus meie üks prioriteete. Ja ma arvan, et võib-olla siin saalis istujad neid funktsioone teavad päris hästi, et mida siis üritatakse läbi Team Estonia ja tõhustada ja sellel võib-olla pikemalt ei peatu. Aga kuivõrd riik peab kindlasti ka arvet pidama ja mõõtma seda, et kuidas siis avalikku raha kasutatakse, siis spordiprogrammis Kultuuriministeerium on välja toonud siis mõõdikud, mille järgi me tippspordi tulemuslikkust hindame ja tulemuste mõttes näitab seda siis mitte medalite arv, vaid tiitlivõistlustel saavutatud 10 kohad. Ja ma usun, te ise olete seda võrdlust võib-olla oma peas ka teinud, aga et kui me selle 10 kohad paneme võrdlusesse, siis medalite poolest me kindlasti olime edukad, aga 10 kohtade poolest me seekord nii edukad ei olnud olümpiamängudel. Ja siin ilmselt ei peagi seda väga kaalukausele panema, sest olümpiakuld ilmselt kaalub väga palju muid tegurid üle ja samuti peame arvestama, et mis keskkonnas me sportlased pidid siis võistlema ja olümpiale pürgima, et kindlasti see võis jätta oma jälje väga paljudele. Aga see on just see osa, mida tegelikult peaks siis tegema nii spordialaliidud ja kui olümpiakomitee, et see sisuanalüüs. Ja ministeerium peaks vaatama seda, et kui sisend spordist tuleb selline, kus meil on vaja üht või teist kohta nagu süsteemis või rahas või seadustes muuta, et siis see on see ülesanne, mida me eelkõige peame täitma. Nüüd üks osa, mis kindlasti on kasvanud viimastel aastatel, on rahvusvaheliste ürituste korraldamine
et need numbrid hakkasid suurenema siis, kui Kultuuriministeerium avas meetme, mis arvestab siis suurürituste, nii kultuuri- kui spordiürituste majanduslikku mõju. Ja lühidalt öeldes või lihtsalt öeldes on see, et väga paljude spordivõistlustega kaasneb normaaltingimustes, kahjuks mitte COVID-i tingimustes, aga normaaltingimustes väga suur majanduslik mõju. Ja mõistlik on neid arvestada. Praegu hetkel, mis me peame tegema, on tegelikult säilitama nende võistluste korraldajate võimekuse seda teha ka COVID-i tingimustes, et nad siis normaaltingimustes saaksid uuesti hakata seda majanduslikku mõju tootma. Ja siin on ka väga oluline ka regionaalne aspekt, et kindlasti on oluline saada neid võistlusi ka üle Eesti laiali. Aga siin on siis nimekiri, mis on 21. aastal toetatud ühest või teisest meetmest, et meil on siis 3 meedet, üks on siis tavapärane rahvusvaheliste ürituste toetusmeede, mis ei arvesta majanduslikku mõju. Meil on majandusliku mõju meede, mis siis seda arvestab ja siis on veel üksikotsused, mis tehakse tavaliselt sellist väga suurte ja kaalukate tiitlivõistluste puhul, kus ei ole mõistlik panna ühtepidi korraldajat väga suure surve alla, teistpidi anda siis ka teistpidi on need summad nii suured, et nad sinna meetmesse ka ei mahu. Nüüd taristust rääkides, siis kindlasti selline viimaste aastate kõige suurem arendus on toimunud Kääriku spordikeskuses. Ma usun, et te kõik olete seal käinud ja teate, mis seal tehakse. Aga siis siin on läinud nende viimase 4 aastaga üle 15 miljoni euro ja arendatakse kindlasti tulevikus edasi, aga nüüd viimane etapp praegu on töös ja kui see lõpeb, et siis pigem ilmselt need väga suuremahulised riigi investeeringud seal ka mõneks ajaks nagu, ütleme siis mitte ei peatu, aga taanduvad. Ja eesmärk oleks siis kindlasti see, et ta tipptreeningkeskusena aitaks meid uuele tasemele ja väga paljud spordialad seda ka kasutada saavad. Aga on olemas ka nagu väga palju teisi objekte, et kui siin võib-olla kõige parem näide on see Rääma sõudekeskus Pärnus, et kuivõrd sõudjaid Kääriku nii-öelda spordispetsiifilise treeninguga väga palju aidata ei saa, et siis tuleb vaadata, kus neid asju on mõistlik teha ja ka Pärnu siis jõe peal paremaid tingimusi täna saab kasutada. Nüüd jõuame ka liikumisharrastuseni, sest et kui me räägime näiteks lastest ja noortest, siis ega seal on seda piiri väga keeruline tõmmata, et kust lõpeb liikumisharrastus ja kus algab tippsport. Et ühtemoodi sisenevad sinna süsteemi üks päev nagu kõik ja lihtsalt on nüüd treenerite oskus, kuidas nad andekad sealt sõeluvad ja kes pidama jääb ja kui kaua ta teeb ja nii edasi. Aga nii olümpiavõitja kui ka tavaline liikumisharrastaja, see teeb selle esimese sammu ilmselt väga tihti nagu ühtemoodi sinna spordisaali. Ja kui üldse on strateegiliselt väga oluline eesmärk ja ta on ka muutnud valitsusele väga selliseks nii-öelda rahva tervise kontekstis väga selliseks oluliseks strateegiliseks eesmärgiks, siis spordil liikumisharrastusel läbi siis spordi liikumise ja spordiorganisatsioonid on sinna väga jõuline mõju pakkuda ja meil on siin vähem kui 10 aastat liikuda selleni, et siis 2015. aastal seatud eesmärk täita. Ja nagu minister mainis, siis selle aasta riigieelarve strateegias nähti sinna lisavahendeid ette ka selleks, et liikumisharrastuse juhtimist eelkõige oluliselt tõhustada. Ja mida me näeme on see siis, et meil on väga palju erinäolisi organisatsioone, kellel on kõigil omad eesmärgid, kuid see tervik ei jookse kuskile kokku. Ehk siis strateegilise planeerimise põhimõtete järgi peaks kuskil kogu selle info kokku võtma, analüüsima, tegema muutusi, vaatama, mida on vaja rahastada, milliseid uusi asju on vaja teha ja nii edasi. Ja kui vaadata siis siin ka seda raha poolt,
et siis üks mis seda kindlasti väga olulisel määral mõjutab, ongi see treeneri jõutoetus, mis oli ka juba mainitud. Ja me näeme seda, et nii treenerite arv kasvab, kui ka trennis käivate laste arv kasvab. Ja see on see probleem natukene selle meetmega, et nii kui need numbrid väga jõuliselt kasvavad, siis meil on väga keeruline jõuda sellele eesmärgil lähemale, mis me oleme võtnud, et treeneri toetusega peaks olema tagatud treenerilt vähemalt Eesti keskmine tase. Et see keskmine tase läheb eest ära, aga kui treenerit tuleb nii palju juurde, siis me ei suuda seda rahamahtu nii kiiresti kasutada, et riigieelarvelised võimalused on lihtsalt piiratud. Aga ta on nüüd, ütleme, üks teine või top 3 prioriteet olnud jooksvalt juba läbi aastate ja kindlasti selleks ka jääb. Et see on üks viis, kuidas ja kui meenutame, et mis probleemid nagu lahendas, oligi siis treenerite töö tasustamise probleem, stipendiumite väärkasutamise probleem ja selle ta aitas kõik likvideerida, et nüüd meil on siit vaja lihtsalt minna liikuda lõpuni, et see keskmine tase saavutada ja need ei ole väiksed numbrid, et kui me siin vaatame pikka jooksu, et siis 10 aasta kontekstis peaks see summa kahekordistuma, et kuskil analüüsid näitavad, et me kuskil 15 miljoni juures oleme seal, et siis enam väga palju kõikuma ei hakka, et suudame hoida keskmist taset ja siis ta peaks nii-öelda inflatsiooni taset arvestades muutuma. Ja liikumisarvestuse teine nagu siis oluline lõik on, mida siis riik on teinud lisaks nendele üksikinvesteeringutele, mille alla ka need jalgpallihallid kuuluvad, mis aitavad nagu sisetingimustes treenimist parandada, on kindlasti regionaalsed tervisespordikeskused, et uuringud näitavad, et valdav osa eestlasest tegelikult meeldib liikuda ja sportida üksi või siis paarikaupa ja kasutada just neid avalikuks kasutamiseks mõeldud taristut. Ja sinna on siis perioodil 2019–2022 riigi toetus 2,4 miljonit ja omavalitsus panevad siis teise poole juurde. Et eesmärk siis selle esimese 4-aastase perioodi jooksul oli see, et meil oleks maakonnas vähemalt 1 või 2 keskset terviserada, kus on valgustus ja kus on olemas talvel ka kunstlumi, kus oleks vähem nii-öelda mõistlikult külmakraade antakse. Ja selle esimese 4 aastaks 22 peaks need eesmärgid täituma ja praegu me siis koondame koos terviseradade võrgustikuga seda järgmise 4 aasta nagu mõtteid, et kuhu me selle arendused samades keskustes ilmselt peaksid jätkuma, aga millised on need kõige olulisemad lõigud, et kuhu me seal panustame, et see tuleb välja selgitada siin veel selle aasta jooksul. Nii et see oli nüüd täiendus sellele, mida minister täna nagu soovis teiega jagada, et kui on küsimusi selles või mõnes muus küsimuses, siis mina muidugi vastan hea meelega laiemalt. Kas on kellelgi küsimusi tekkinud? Noored ajakirjandustudengid, äkki tahate te küsida midagi? Ei ole. Kui ei ole, siis aitäh!